Tere! Mina olen Julia Mäe ja miks ma räägin teile toitumisest, on sellepärast, et ma väga armastan süüa. See on mu kirg. Ma absoluutselt ei häbene. Ja tegelikult ma 30 aastat olen õde. Alustasin ma ämmaemandana sünnitusmajast ja tegelikult olen liikunud väga sellise täpselt mööda elukaart, et sünnitusmaja, lastehaigla, ma olen ka lasteõde registris, liikusin täiskasvanute maailma, isegi tegin vahepeatuse õendushaiglas ja eakate kodus, nüüd olen jälle siin 3. etapi haiglas ja läbi elu olen ma töötanud kroonikutega ja kuidagi on sattunud nii, et ma kogu aeg ka nõustan. Ja see söömine on selline asi, mida inimene saab iseenda jaoks teha, seega tavapärane on see, et kui me haigeks jääme, et siis on esimene küsimus, või kui laps haigeks jääb, et siis kõik hakkavad küsima, aga mis tuua võib ja mida sööma peab. 30 aastat sellega tegeledes pean ütlema, et no ei ole päris selgusele saanud, mis on siis see maailma parim ja mis siis ei ole. Ja tegelikult siis olen ka päris mitmeid aastaid siin sisekliinikus saanud olla ka toitumisnõustaja ja kliinilise toitumise õdenõustaja. Ja vaatamata sellele kõigele olen ka koolitustel käinud, ise väga palju õppinud, lugenud, magistritöö siiski tegin jällegi tervislikust toitumisest. Ja tervislik toitumine on lõputu teema, see mõiste on kohati ära leierdatud ja kõik nagu teaks, mis see tervislik on, aga tegelikult, kui sa oled silmitsi, nii nagu me kuulsime siin patsiendi kogemusest, et kõik on nagu midagi rääkinud, aga minu juurde on jõudnud inimesed, kellele on antud mingid soovitused, ikka selle sama küsimusega, aga mis ma siis süüa võin? Ja söömise harjumused kujunevad meil lapsepõlves. Need on meie vanemate kujundada, edasi elukaare jooksul me muutume iseseisvamaks, siis võib-olla meie toitumisharjumused on mõjutatud kas meie elukaaslase poolt, siis vahepeal tekivad meil lapsed ja lapsed hakkavad ise dikteerima, mida kõik teised siis peres süüa võivad. Ja eks siis mingi hetk saabub meil see iseseisvus. Mis see tervislik toitumine on, et kui te lubate, siis see on ainus, mis ma teile ette loen, et mulle tegelikult endale väga meeldib siis ÜRO definitsioon, mis on ka täiendatud WHO poolt ja see on meil alles aastast 2021, sest et terve maailm ei suuda kokku leppida, mis see siis on. Ja tervislik toitumine säilitab, parandab tervist, aitab ennetada haigusi, sellega tagatakse toitainete ja tervist edendavate ainete piisavus ilma liigse toitaineteta ning välditakse tervist kahjustavate ainete tarbimist. Täiskasvanute tervisliku toitumise põhielemendid on sarnased, kuid sõltuvad individuaalsetest vajadustest nagu vanus, sugu, liikumisaktiivsus, aga ka kultuurilisest kontekstist ja kohalikest toitudest. Et see on üks parimaid definitsioone ja miks ta mulle meeldib just sellepärast, et me peamegi aru saama, me kõik oleme mingis kultuuris, meil kõigil on mingid veendumused, on nad õiged, on nad valed, ei ole olemas selliseid mõisteid. Meil on ka mingisugused kultuurieripärad ja kättesaadavus toidul sõltuvalt sellest piirkonnast. Ja see on väga individuaalne, sest iga inimene on omamoodi seedimisega, omamoodi vajadustega ja täpselt seesama lugu, see, mida me vajame lastena ja see, mida me vajame, kui me oleme natuke vanemad, on täiesti erinev. Ja mis me siis teeme sellega? Läheme kõik nõustamisele, nagu me kuulsime, nõustajaid on vähe. Oma praktikast võin öelda, et individuaalne nõustamine patsiendil, kellel on mitmed haigused ja mingisugune
nagu soovitud tulemus, et inimene tunneb ennast paremini, et temal ei ole mingisuguseid kaebusi seoses pakutud toidu valikutega, mis on võib-olla kuidagi suunatud tema diagnoosist. Et see tulemus, see on enam-vähem aasta ja siis oleks veel toetavalt vaja kohtuda ja need kohtumised oleks siis vähemalt 9 korda selle aasta jooksul. Et sellist ressurssi tegelikult kellelgi ei ole. Mina olen õnnelik inimene olnud, et minu eriala on toetanud mind, et ma olen saanud nõustada inimesi mitte nii, nagu meil on lubatud 20-30 minutit, vaid 45. Aga lähme osteoporoosi juurde. Seda te olete täna näinud, et miks siin on 4 pilti? 4 pilti on just sellepärast, et tegelikult kaltsium on meil siis kõige populaarsemad on piimatooted, pähklid, juustud, aga me teame, et tänapäeval meile kogu aeg räägitakse sellest, et vahetage need loomsed saadused kõik välja ja pöörduge taimsete poole, mis on täiesti okei. Seetõttu need inimesed, kes meie kliimavööndis on otsustanud taimsete toitumismustrite kasuks, peaksid toituma kordades teadlikumalt ja need inimesed, kes ei ole küll võib-olla selle suunitlusega, aga kannatavad laktoositalumatuse all, et siis tegelikult nemad peavad ka endale asendustooted leidma, et need joogid, mis võiks siis asendada piima, need on reeglina siis pähklite baasil. Valige need, millel on ka kaltsiumi sisaldus suurem. Mis on nende puudus? Tavaliselt on nad palju valguvaesemad, kui on siis tavalised piimasaadused, et kitsepiim näiteks kaltsiumi sisalduse poolest on ikkagi kõvasti üle kõikide teiste. D-vitamiin, me ei peatu sellel pikalt, aga jällegi meie kliimavööndis arvestades, et meil heal juhul on 3-4 kuud rõdu aega, et muul juhul sul terrassi vaja ei ole, sest ilm ei võimalda ja tegelikult töötavad inimesed päikest võib-olla üldse ei näe, et praegu ma tulen pimedas tööle ja hämaras lähen koju, varsti on päris pime nii hommikul kui õhtul. Ehk siis tegelikult mina ei julgeks väita, et me saame oma D-vitamiini vajaduse toidust mingilgi viisil kätte, et siin ei ole väga palju valikuid, et pigem võtta. Nüüd küsimus selle D-vitamiini koguses, mida võtta toidulisandina, et see on nüüd koostöös perearstiga ja tihtipeale on selle doosi valikut vaja siis täpsustada vastavalt analüüsidele ja vastavalt seisundile ja muudele haigustele ja arvestades, mida te saate süüa, mida ei saa ja milliseid ravimeid te võtate. Ja nüüd jõuame valgu juurde, et see, et kaltsiumi on vaja, see, et D-vitamiini on vaja, see, et on vaja kõiki teisi vitamiine, mineraalaineid, see on loomulikult selge, aga valgu vajaduse osa tihtipeale alahinnatakse. Mulle väga meeldib alati rääkida peale Taavit, sest tema oskab need liikumissoovitused teha niivõrd praktiliseks ja olen väga palju ka oma patsientidele soovitusi andnud. Mulle meeldivad need lindiga harjutused, et kes häbeneb saali minna. Tegelikult naljaga pooleks, aga mina kodus kasutan jõuharjutusteks oma kassi vahest, talle täitsa meeldib, et teda tõstetakse ja lastakse alla, ja suurte lihasgruppide puhul, et siis näiteks istudes, kui te tõstate ühte jalga natukene maast lahti põlve, et siis täpselt samamoodi, et emmed saavad oma lapsi niiviisi jala peal kõigutada, et see on ka suur lihaskoormus. Ja me jõuame kohe selle valgu juurde, et siin on jällegi selline. Ma valisin täna ainult pildid täiesti teadlikult, vaadake neid pilte ja ma seletan, miks. Et siin on jällegi loomsed saadused, et see valgu kättesaadavus. Kättesaadavus piimast, kättesaadavus hapupiimatoodetest, kättesaadavus lihast, kalast ja kättesaadavus võib-olla taimsetest allikatest võib olla väga erinev ja sõltub tihtipeale inimese seedimise võimekusest, et nagu me kuulsime siin eelkõnelejate puhul, et teatud ravimid tekitavad juba probleeme seedekulglaga,
et toit ei tohiks teid teha haigemaks. Isegi kui ta ei tee teid haigemaks, ta võiks vähemalt olla teie jaoks meeldiv protsess ja selles suhtes olla selline positiivne kogemus, mitte negatiivne. Et siin me piltide peal näeme siis täisteratooteid, näeme toofut, näeme pähkleid, teise pildi peal on meil lihamuna, kala, brokoli näiteks. Ja siin on meil jällegi mikroelemendid ja vitamiinid ja kui te nüüd hakkate neid mustreid jälgima, et kas teile ei tunda, et nende piltide peal, mis olid eelnevalt, et me võime siin korra tagasi minna, et korraks visake pilk peale, et siin nagu pildid korduvad, kuigi nad on erinevad. Ja see on sellepärast, et tegelikult kõikides toitudes on midagi. Ei ole olemas 5 ideaalset toiduainet, et mul on hea meel, et meil enam igal pool ei ole neid 5-10 aastat tagasi, sa praktiliselt tegid iga hommik mingisuguse ajakirja lahti, et söö need 5 toiduainet ja need hoiavad sul kõik probleemid ära, et nii päris ei ole. Et kõige olulisem selleks, et olla ekspert oma toitumises, on see, et ärge sulguge sellesse teemasse, et mis on nüüd väga vajalik, mis on väga kasulik, et jah, teadlikkus on väga hea, aga kõige olulisem on see, et tarbite kõiki toidugruppe. Te saate igapäevaselt seda kontrollida üsna lihtsalt, mida värvilisem on teie toidutaldrik, seda parem on teil toitainete kättesaadavus ja mikroelementidega varustatus. Ja see ühehõlbaline toitumine on üks kõige hullemaid asju, et minul on kõige drastilisem kogemus on vanainimeste paar, kellel absoluutselt ei olnud mitte mingeid sotsiaalseid probleeme, neil ei olnud majanduslikke probleeme, neil oli kõik kättesaadav, aga nad tahtsid olla väga iseseisvad, nad ei tahtnud saada abi ja kuna nad teineteist toetasid, siis tegelikult olid nad 2 aasta jooksul sisuliselt elanud, sest see oli nende jaoks kõige lihtsam, see oli palju muid probleeme, kaasa arvatud reumaatilised probleemid. Nende jaoks oli kõige lihtsam süüa siis kohupiima piimaga, kohupiima hapukoorega ja põhimõtteliselt nad elasid piimatoidul ja mitte midagi muud ei söönud. Et kui nad alla andsid ja 2 aastat me nägime vaeva selleks, et mitmekesistada nende toidulauda, siis tegelikult nende elu läks elukvaliteet oli palju parem, aga see läbimurre oli väga pikk tulema. Ehk siis tegelikult erinevad valikud. Üks hommik on puder, mis me sinna pudrule juurde saame panna, et paneme marjad, võib-olla paneme pähklid. Eestis on kahjuks väga suur probleem on hambumus, paljud inimesed ütlevad, et nad ei saa närida. No pähklite puhul on praegu ikkagi pähklijahud on väga kättesaadavad, et raputage neid natuke peale, odavad nad ei ole, aga samas neid ei kuhju või nad ei kulu palju. Valku munast, A-vitamiini, K-vitamiini, rohelised maitseained, punased paprikad, porgand, praegu on ka kõrvitsad, kõrge valgusisaldusega, et praktiliselt tipp on krevetid, et kui 100 grammist lihast te väga hea seedimise korral saate 20 grammi väga hea liha puhul, 20 grammi valku, sellest omastate 15, kui on superseedimine, siis krevetid näiteks on 99% valku, ehk siis tegelikult te saate ka see biosaaduvus on väga kõrge. Ja kes on võimeline, miks mitte süüa seeni, pähkleid, et need kõlbavad ka vahepaladeks. Lõunapaus võiks olla suurem, aga lõunat võib ka jagada 2, et väga paljud ütlevad, et nende isu ei ole nii suur, kogused on väikesed, et kui meil on toidukogused väga väikesed, et sellisel juhul peaks just valima sellised energiarikkad, kõrge valgusisaldusega toiduained ja sinna siis värvilised lisandid, sest ilma juurviljata mitte kuskil ei saa ja juurvili võib-olla ei sisalda sedasama kaltsiumi, aga ta annab meile magneesiumi, tsingi, B-grupi vitamiinid, kuigi osa B-grupi vitamiine on meil lihas, kalas, loomsetes saadustes.
ja sellega on nüüd niisugune lugu, et liha söömisega eakamad, kes veel vähe liiguvad, ütlevad, et mul on kadunud täiesti liha söömise isu, pluss me paneme sinna hambumuse teema. Ei taheta liha süüa, peitke seda, sööge teadlikult, natukene võib-olla pingutage endaga, aga mis on veel olulisem, on see, et tegelikult seesama, mida Taavi rääkis, liikuge. Kui te liigute, me kõik teame, et kui sa oled väljas askeldanud, olnud eriti jahedal päeval, tulles koju, lapsed lähevad kohe sööma, sa ei pidurda seda protsessi. Mina vennalastega, kes on nooremad, mu enda oma on juba suur, ei julge üldse enne välja minna, ma pean mõtlema, mis mul olemas on, et kui me tagasi tuleme, et see esimene asi on see, et kohe söök, et see, kas või see, et ma ei lähe välja, aga ma olen toidu valmis teinud, mingi toit on mul eelnevalt olemas, et see söögi tegemine on tihti nii väsitav, et inimene peale seda süüa ei taha, see on eriti naiste probleem, las ta olla seal see toit, tulutage ära, tegelege natuke mingi muu asjaga ja kui teil on värske selline olemine, et võib-olla ka mitte kuumalt, vaid veits jahtunud, et kõik tuba ei oleks seda toidulõhna täis ja serveerige oma parimatel nõudel. Armastage ennast, kaunistage see toit ära, et olge leidlikud. Et täna võtate tükikese liha ja teete seda jogurti lisandiga ja homme võib-olla võtate selle sama tükikese, selle viilu ja ilusti kenasti panete sinna pestot peale, saate jällegi kõik vitamiinigrupid ja korraliku valgukoguse, et otsige need huvitavad asjad, et nii nagu alatoitumine, väga madal kaal, et võtame kaalust alla, hakkame kohe trenni tegema, see on väga suur osteoporoosi risk, see on ka väga suur seedekulgla kahjustamise risk, pluss veel ravimid. Aga sama probleem on ka siis, kui meil on väga suur kaal, et seal on ka omad ohud, et vastavalt sellele vaadake, et need, kellel kaaluprobleemi ei ole, et pigem on ta madal, et need võiks valida juustude hulgast pigem kõvad juustud. Te ei söö neid nii palju, kaltsiumisisaldus parmesanis ja mozzarellas on sama, aga need, kellel võib-olla tahaks ka süüa, aga kuidagi on see võimalus, et siis vähem rasvane mozzarella annab teile sama palju kaltsiumi, aga sisaldab ka valku. Et valige, et kui teil on kardioloog öelnud, et ei tohi rasvaga üle pingutada, eriti loomse rasvaga, et siis jällegi kõvad juustud 26–46% rasva ja kuni 20, mõnel on 30 grammi valku, siis kodujuust on ju palju parem, 12 grammi puhast valku, mida on väga kerge seedida, mis omastatakse praktiliselt 100% ja ainult 5 grammi rasva. Ja rasva on vaja, sest muidu A ja D vitamiin meil mitte kuidagi meie kehaga sõbraks ei saa. Ühepäeva toit, eks ole. Mina ei leidnud ühtegi ilusat heeringakastme pilti ja ise ka ei oska teha heeringakastme pilti, et heeringakaste on selline vapustav asi, et jällegi, et kui kehakaal on väike, isu on nullilähedane, et siis tuleks ikkagi klassikaliselt teha, et heeringas muuseas tõstab ka söögi isu, 30% hapukoor, muna sinna, rohelist, saate absoluutselt kogu kompleksi kätte. Kui kaal natuke kimbutab, vahetage see hapukoor ära, kasutage kodujuustu ja jogurtit ja saate ideaalse koosluse, vähe rasva, palju oluliselt vähem, et kokku võib olla 7% võrreldes 20% või 30% hapukoorega. Ja kaltsiumi kogus on palju suurem ja samas on ka valgu kogus väga suur. Ja vahepalad. Vahepalad võiks olla erinevad, et siin on küll selline täiesti klassika, et siin on puuviljad, mis sisaldavad meil jällegi päris palju mikroelemente, aga tegelikult nad täidavad ka meie magusaisu, nad annavad meile kiudainet, nad aitavad meie seedimisele kaasa ja mingit vahet ei ole, et kas see on kirss, kas see on rabarber ikka olge ettevaatlikud, et seal on oblikhape, et teda ei ole soovitav koos kaltsiumipreparaadiga võtta. Ka meie marjad, et tavaliselt õunad, banaanid, et kõik on nagu teretulnud, valige seda, mida te tahate, aga ärge unustage, et te võite vahepalaks ka võtta lihtsalt tüki juustu, et eriti need, kes käivad tööl.
võtke väike karp, tehke väga väikesed mingisugused tükid, et ka võileiva, mis on, ütleme, sellist klassikalisest trukipalast tehtud, et selle saab ka 4 lõigata. Meil ei ole sageli aega süüa, et me peame üksteisele meelde tuletama, et selles suhtes, kui jooksed ühelt korruselt teisele, et see on täiesti ebatervislik, mitte keskenduda söömisele, aga paraku pole midagi teha. Võtad selle 4x4 oma pala, mis sa oled kodust kaasa võtnud, paned selle suhu ja jooksed edasi, et kui sa jõuad 4.-8, siis on see läbi näritud ja veepudel on mul kogu aeg kaasas. Et valikuid on hästi palju, et võib võtta ka neid snäkke, mis ei määri teie käsi, kaasa ka jalutuskäigule. Õhtul vaadake jällegi, et võib-olla suure oakogusega toit on raske seedida öösel, aga katsetage muude asjadega, et kes armastab brokolit, kellele meeldib lillkapsas, et valige enda oma, pange kas natuke juustu, tehke, ei pea ahjust tegema, et praegu on see söögi tegemine, energiakriisid, et tegelikult kõik juurviljad saavad väga lihtsalt valmis panni peal. Pann on üks suurepärane asi, see ei ole ainult praadimiseks, et suur pind, asjad on seal ilusti peal, törts vett, kaan peale, pool pehmeks, siis võtate kaane pealt, pange sinna juustu maitsestamiseks. Juustud on väga sageli soolased, et selles suhtes ärge juurde soola pange maitseaineid, pange pipraid, leidke see tasakaal, mis teile meeldib. Ja no loomulikult tänapäeval küll keegi ei viitsi enam teha neid ilusaid, mõnusaid rulaade, aga mis võiks olla parem kui pikk poiss munaga, vana hea klassika. Minu vanaema pani veel sinna ilusad porgandiribad, et jah, tänapäeval ei tehta ka klassikalist rullipeo lauale, et keegi ei tea, kust enam saada. No jah, siga on meil ka ju saatanast, et sea nahka, et rullaad teha, aga tegelikult võib-olla peaks aeg-ajalt tegema. Et nüüd sellest saatana osast, et väga paljud inimesed tulevad, ütlevad, et teate, mina vorsti ammu ei söö. Olen nõus. Vorst on saatanast ka sardell, aga mis saaks olla parem kui sardell hapu kapsaga talve õhtul, eks ole. Aga mina söön kvaliteetset maasinki. Sõbrad, kvaliteetne maasink on üks igavesti tore asi, aga paraku ei ole ta sugugi parem kui vorst. Olge iseendaga ausad. Ma saan täiesti aru, seda saab osta väikse tükina, ta ei lähe väga kiiresti halvaks, saab osta väga hästi seasisefileed, ta valmib panni peal 15 minutiga, lõigake viilud, külmutage ära, leppige sõbrannaga kokku, et tegelikult saab nagu olla leidlik. Ja on tore, kui teil on sõpru, kellega te saate toitu vahetada, et meil mingi hetk tekkis osakonnas olukord, kus 3 naist olid korraga siis olukorras, kus lapsed on kodust läinud ja teed ise endale süüa ja vaata, väga väsitav on süüa ühtest sama toitu. Meie lahendus oli väga elementaarne, me leppisime kokku ja me lihtsalt vahetasime toidukarpe. Ehk siis see, mida mina õhtul valmistasin, mina järgmine päev lõunaks võtsin kaasa, aga ma andsin sõbrannale, et tema sõi ja mina sõin seda, mida tema tegi. Fantastiline nagu just selle toidu vahelduse mõttes. Ja mõjutage oma lapsi, sest tegelikult on väga huvitav, et lapsed mäletavad seda, mis ta neile lapsepõlves pakkusid. Ja nii nagu Taavigi ütles, et me tegelikult vastutame oma järeltuleva põlve eest. Et meile anti kunagi kalamaksaõli sunniviisiliselt, D-vitamiini kapsleid ja mõmmisid ja igasuguseid jomisid polnud, saime kuidagi hakkama. Me jõime piima ja keefiri ja keegi ei teadnud, et see on toit. Mina toitumisnõustajana ütlen teile, et see on toit, aga jooge ikka. Ja nüüd leida lapsi, kes joovad piima, keefiri, hapupiima, moosisai loomulikult on keelatud, aga ikka oleks ju tore, et kui te teete suvekõrvitsast moosi, et alles eelmine nädal räägiti sellest hommikutelevisioonis, et miks mitte. Et päris elu on ikkagi see, et
sööme kõike. Probleemiks on see, et tänapäeval ikkagi üle maailma juba lapsest saati on piimajoogid välja tõrjutud muude jookide osas, et meil heal juhul oli morss, mahl, et tänapäeval on see valik ikkagi väga suur, et ka tavaline vesi on sageli magustatud ja maitsestatud, õpime tavalist vett jooma taas mõistlikult. Miks mõistlikult? Kõik, mis te keelate endale, isutab teid palju rohkem. Ei ole ühtegi üdini halba ega üdini head toiduainet. Ei ole mõistlik üle pingutada C-vitamiini rohkete asjadega. Kas peab palju šokolaadi sööma? Kui on isusööge, aga valige nii kvaliteetne šokolaad, mis täidab teie vajaduse, see üks tükk šokolaadi, üks komm, aga väga kvaliteetne šokolaadikomm. Ja siis on kõik hästi, sest muuseas šokolaad on suurepärane tsingi allikas, kui ta on kvaliteetne šokolaad, jah. Kohvi, ka kõik kohvijoogid. Tegelikult 3 tassi kohvi, et esimene asi, mida kõik küsivad, et kas ma ikkagi kohvi juua tohin. Kui ma olen kirglik kohvijooja, miks ma ei tohiks hommikul tassikest kohvi juua? Iseasi, kas nüüd 3., 4. ja 5. tassike on vajalik, et see on nagu suur küsitavus. Ja mis ma veel tahan teile öelda, et tegelikult toit on meie põhiõigus. Ka Eestis kahjuks on nälg. Me kõik oleme söömise osas eksperdid, sest kui me ei oskaks süüa, me siin olla ei jaksaks, me ei saaks. Teadlik söömine on järgmine tase, lugege toidu silte. Ärge lugege neid poes, seda ei ole võimalik ka luubiga lugeda, aga vaadake e-kodu lehekülgi, et kõik, kes meil pakuvad kullerteenust, et Prisma, Selver, Barbora, mis iganes, tehke lahti, vaadake toitumisalane teave, et seal on kahjuks veel ei ole kaaliumi, naatrium on olemas soolasisaldus, aga ei ole kaaliumi ja kaltsiumi sisaldust märgitud, aga vähemalt rasva, suhkru ja valgu osa te saate sealt kätte, et võtke oma mingid lemmikud 3 toiduainet ja korra nädalas vaadake, et selles suhtes ja siis te saate selle ülevaate. Ja te olete eksperdid, usaldage ennast, et kui mingi toit ikkagi teile üldse ei sobi, võib-olla ei pea sellega üle pingutama, aga need inimesed, kes söövad väga vähe või mingi perioodi jooksul ei ole söönud juurvilju, hapukapsaid, et paljud ütlevad, et ma ei saa süüa pirni, pigem õuna, et kõik need puhitused, rasked tunded, ei tohi teha midagi järsku, ei tohi järsku minna jõusaali. Proovime kõigepealt ikkagi needsamad kükid tooli pealt ja siis vaatame, kas kohe jõusaali minna. Et täpselt samamoodi ohaliste lisamine toidusedelisse käib lusika kaupa. Sõna otseses mõttes, et siis, kui te olete juba toime tulemas sellega, et 2 lusikaid täita, et siis proovige järgmised. Ja toidu valmistamine ei ole keeruline, et kui ikka üldse ei viitsi, siis võtate ennast kokku. 10 minuti supp, külmutatud juurviljad, need, mida te armastate, 1 pakk pannile, supilusikas õli, head õli, vesi keema, purgi oad välja, need, mis teile maitsevad, valged, mustad, punased, ubade valmistamine, nende leotamine. No kes oskab klassikalist hernesuppi teha, et müts maha, mina armastan, ma teen, aga harva. Ja purkherneid või herned on liiga magusad, aga purkube, peske need oad ära, seda vedelikku seal vaja ei ole, visake vette ja kui teil on ära hautatud need külmutatud juurikad, laske neil natukene õliga koos olla, sest siis te saate ka õlis lahustuvad vitamiinid, ühendage see kõik sinna potti, pange lemmikud maitseained. Kui liha ei mahu, proovige, siis tehke kas frikadellid sinna või on teil eilsest jäänud kana, hakkige sisse, kui mitte midagi ei ole, et võtke see patune vorst, pange sinna juurde väikeste kuubikute, selle võib ka sinna panni peale panna, mis annab maitset juurde, soolaga ärge liialdage ja nautige, sest elus on ainult 3 sellist suurepärast naudingut pakkuvat asja.
Kvaliteetne uni, me kõik ei saa öelda, et me alati saame magada siis, kui me tahame, nii palju, kui me tahame, nii palju, kui me vajame, et kas see meil õnnestub. Armastus, muuseas eelkõige iseenda vastu, on, ei ole, otsime selle ülesse. Ja toit, et kui toitu ka nautida ei saa ja selleks, et süüa, peab liikuma, et kui küsida, mis on olulisem, toit või liikumine, kumb on olulisem? Teate, liikumine. Olete nõus, et me kõik oleme elus olendid, me oleme loodusest. Me oleme inimesed, me oleme loomaliigi, kuidas me ennast nimetame, kuningad, aga kui loom ei liigu, siis ta ei söö ja siis on ta elutsükkel läbi, sest ta ei saa ju liikumatult oma toitu kätte. Nii et minu poolt kõik. Sööme, liigume, naudime. Aitäh, et vastu pidasite!